See kiirabi siin Swiss hotelli ees ei ole täna Rail Baltica pärast, kuid Rail Baltica vajaks kiiresti ka tohtrit. Täna ongi siia kogunenud seltskond inimesi Rail Baltica vastu meelt avaldama ja lähmegi uurime kohe inimestelt endalt. Arto Talvik, tundub, et sihiteadlikult kasutatakse raha seni, kuni annab põhimõttel pärast mind tulgu või veeuputus. Kuidas kommenteerite? Jah, see on päris õige tähelepanek, et minu jaoks on nagu algusest saati arusaamatu olnud, et miks Rail Balticut tehakse. Ma olen kogu aeg mõelnud, et kui midagi teha, et siis see peaks olema põnev, innovatiivne, uus ja väga loodust säästlik lahendus. Nii võiks ka Rail Baltica puhul teha, ma ei tea, raudtee, mis on postide peale pandud, mis on kindlasti Eestit palju rohkem hoidev ja võiks ka palju kiirem olla, kui ta praegu on. Aga praegu jah, tõesti tundub, et veel viimane võimalus on Euroopast suuri rahasid saada ja siis kindlasti mingisugused väikekaevanduse omanikud tahaksid oma maa nii-öelda ümber kaevata ja ruttu selle maha müüa ja nii-öelda kiiret raha saada. Et see on väga kurb ja see on, mitte see ei ole isegi kurb, see on päris õudne, ütleme niimoodi, et missugune see mõtlemine siis on, et sellist mõtlemist, et mis saab Eestist, ma ei tea, 25 või 30 või 50 aasta pärast, seda on jube vähe praegu. Ja kuidagi ongi tunne, et peale mind tulgu või veeuputus see mõttelaad on nii levinud ja et saaks ise natukene mõnusalt ära elada ja teatud nagu minna laskmise tunne on. Rail Balticu tulihingelised kaitsjad on ratsionaalsed argumendid asendanud arvamusega, et kui raudtee saab valmis, siis küll seda kaupa ja reisijaid ka leidub. Kas on see ikka nii mustvalge, kui väidetakse? No see ongi kummaline, et see EU tehtud, Ernst & Youngi tehtud tasuvusanalüüs, see on sotsiaalmajanduslik analüüs ja just kui majanduslikke argumente enam ei ole, siis võetakse selline hägune sotsiaalne pool sinna juurde, mis ei ole nagu otseselt mõõdetav või on väga raskelt mõõdetav. Ja sinna siis kirjutatakse igasugused toredaid asju, kuidas ta hakkab mõjuma ja siin aktivistid on teinud väga hea töö ja tõestanud selle ära, et Ernst & Youngi analüüs on valesid täis ja seetõttu seda enam tundub see projekt väga kahtlane, et millegi pärast nagu sisulisi argumente ka ehitajatel on ikkagi väga vähe. Endel Oja, teie olete enda analüüsis välja toonud Rail Baltica päris tõsised puudujäägid. Mis on siis Rail Baltica kirstunaelad? Rail Baltical on päris mitu kirstunaela, aga põhiline kirstunael on see, et Rail Baltic peab ju olema tasuv. Sellist projekti, kus inimesed peavad lõpmatuseni peale maksma, Eestil vaja ei ole. Ja analüüsid näitavad selgelt, et kaupu Rail Balticule saabuma ei hakka väga lihtsal põhjusel, et konkureerivad kaubateed, mis täna juba töötavad, need on oluliselt efektiivsemad, on lühemad ja on sisse töötatud. Ja see, et me ehitame nüüd ühe uue raudtee paralleelselt mereteega, olemasoleva raudteega ja olemasolevate autoteedega, see meile kaupu juurde ei too. Küll aga tekitab see olukorra, kus tühja raudteest peame hakkama siis pärast peale maksma. Ja teine probleem on selles, et see raudtee saab olema oluliselt kallim ehitada, kui on prognoosid. Põhjusel, et me hakkame Euroopa Liidust vähem raha saama, järelikult Eesti osalus tõuseb ja teiseks, kuna veel projekti ei ole üldse tehtud, siis ei ole ka ehitushanked välja kuulutatud. Ja Euroopas analüüsiti 19 taristuprojekti ja kõik 19 läksid oluliselt kallimaks, 20–80%. Ja kui me nüüd paneme kokku kaks asja, et Eesti hakkab saama Euroopast vähem raha ja taristu osutub kallimaks, siis analüütikud on välja pakkunud summa kuskil 700 miljonit eurot või veel rohkem, mis siis Eesti peab võtma sisuliselt laenu.
ja see laen ei ole tagasi makstav Rail Balticu opereerimisest, sellepärast et Rail Balticule kaupu ei tule. Ehk me võtame asjatu koormuse riigieelarvele, ehitame ühe kehandi, mille arvel jäävad teised investeeringud meil tegemata. Mis sind Rail Baltica juures kõige rohkem häirib? Kõige rohkem häirib muidugi see, et me ei tea, miks seda tehakse. Sest ühtegi põhjendust selle vajalikkuse kohta ei ole veel täna tõetruult välja tulnud. No lisaks veel kõik need muud, mis siin täna kõlasid, looduse reostus ja muu, aga see, milleks teda vaja on, see on ebaselge ja selle varjamine ja vassimine ongi see, mis tekitab sellist pahameelt. Oleks, et me teame, milleks vaja on, me kannataks selle ära, aga täna me ei tea, miks see tehakse. Meeleavaldus on tänaseks lõppenud, kuid siia Swiss Hotelli jääb veel 2 päevaks Rail Baltica propagandavaguneid laadima.